noh, heinad, see oli augustikuu, kõik külgi või lakapealsed, kõik noh, listid, heinad ja kõik täis, noh, üks ainuke leekkuul ja majale samuti mõned leekkuulid ja kindlasti sakslased pöönikud koos oma Bastiinide heeriga põgenesid ära ja no ja, aga siis loomad olid kõik, mis sisse jäid, lehmad ära põlenud, noh, mäletan isa veel ketid nagu kaelast ja noh, vedasime sinna kaevikutesse, kus maha maeti. aga sigutikud, no mis sea sul, eks kui juba tuli ja küll nad siis hüplesid seal ikka, said minema. no kes sai minema, siis oli selline lugu, et oi, kus venelastel pidulaiad. metsas ma nägin seal soolikad ja need magusid vedel. aga üks sigutikk oli pääsenud eluga. aga nii ja midagi, kui oli noh, soojad ilmad, siis tema üldiselt ei tulnud sinna, noh, ta oli ligidal niimoodi. lõpptulemus, noh, kui avastasime ta kätte saime, enne oli tükk tööd muidugi. mitmest korrast oli ta noh, haavata saanud, aga ta ei olnud sellisesse noh, kohta läinud, kus see kuul midagi ja no sealt tekist läbi jooksnud hullu midagi. nii, kuidas siis avastasin ära isa, et siga, no oma siga ikka tuli sinna lugeda, tegi siis aia ja midagi, pani siis aeda, noh, keedetud kartuleid sinna ja pani siis nii ühe kartuli viisi seal 10 meetri tagant kohe sinna metsa. no siga tuli, esimene päev, noh, sai kõhu täis ja isa ei üritanudki noh, teda nagu kinni, las tuleb teisel päeval, siis juba harjub ja vaatab, et hakkangi siia sööma käima, nii. teisel päeval nagu tuli ja isa siis valvas seal selline kuuvalge öö ka, aga mitmed need ohjad nagu seotud ja siis tõmbas värava kinni. aga see oli hoopis teine siga, see